Ants, rootslane, tere hommikust sulle, Ants. Tere hommikust, Eestimaa. Muide, Ants, meil on täna väga huvitav teema sinuga, sellepärast, et loen mina toimetaja poolt välja antud memost, et me hakkame täna rääkima mehed jäägu meesteks ja naised naisteks. Minu arust üks kõige paremaid teemasid, mida mul pika aja siin raadios nüüd arutleda saan. Absoluutselt, sellepärast, et meie ühiskond on sinnapoole kujunemas, kus USAst läheb väga palju peale sellist naiseliku mehe stereotüüpi ja drag-queenindus ja kõik muu sinna. Ja see sootuks olemine sootuks olemine, ehk kui pealtnägijas oli see lugu mingi aeg tagasi, kus üks inimene ei osanudki ära otsustada, et üks päev ta on siis tüdruk ja teine päev poiss ja kui ma nüüd valesti pöördun tema poole, et siis ma justkui solvun. Et minu arvates on väga okei, las need geid olla, mul ei ole midagi nende vastu, väga toredad inimesed, aga kui ikkagi tekib see olukord, kus mees tahab olla naine, siis minu jaoks on pigem see küsimus, et kas seal on mingi psühholoogiline viga, mille eest ta siis põgeneb, et psühholoogias kasutatakse sellist termit nagu lisareaalsus. Ehk siis, kui mul olemasoleva nii-öelda sooga on liialt raske, ma ei ole millegiga raske traumaga hakkama saanud, siis ma lähen justkui seda teed mööda, mis siis parasjagu ühiskonnas pop on, et luua endale selline uus identiteet, et siis vanast sellest taagast justkui lahti saada, aga see tuleb ikkagi kaasa. No ma saan, et me praegu räägime selles mõttes natuke äärmuslikust ja ekstreemsest teemast, et kui mees otsustab, et temast saab naine, aga sa ei kujuta ette, kui paljude perede probleem tänapäeval see on, kus lapsed ongi sellises kohas. No ma ei tea, kas seda on nagu nii palju, aga ma just pigem pean nagu seda silmas, et nagu, et me siin räägime, et mehed jäägu meesteks ja naised naisteks, et me ju alati ei mõtle seda, et ma pean tegema soovahetusoperatsiooni, et siin Andres ütles mulle üks päev, et näed, et sa oled ka naiselik mees, kas see tähendab siis seda, et sa oled pehmo. Ja, et mida see siis tähendab, et mina kui mees, kas ma pean siis tundma ennast kuidagi nagu nüüd häirituna sellest, et mulle öeldakse nii või et ma ei tohiks üldse kuidagi olla nagu tundlikum või mis see tähendab, et noh, meile antakse ju mingisugused stereotüübid ette, vaata mees on selline, mees peab jääma meheks ja nii edasi, et... Vaata Eesti stereotüüp võib-olla on vanast ajas see, et sa pead kuskil nii-öelda olema kui selline tugev romumees ja niisugune sõitma võib-olla BMW-ga ja olema selline võll, eks ju, aga see ei ole päris selline mehe stereotüüp, et mehe stereotüüp võib olla ka selline, kus inimene on tundlikum ja tunnebki rohkem, seda on Eesti meestel vaja, aga see tähendab seda, et ta ei muutu üliemotsionaalseks. Just selle poole pealt, et naine ju vajab enda kõrvale tegelikult turvaobjekti, enamus suhted on turvatundele üles ehitatud, mis tähendab seda, et naine peab ikkagi tundma, et tal see mees suudab endaga hakkama saada ja suudab ka seda perekonda siis nii-öelda emotsionaalselt kaitsta. Aga miks ei tohi vastupidi olla? Miks ei või naine olla siis see, kes... Ei tohigi, oota, ma tahtsin kohe sinna jõuda, et minu arvates mina võtan seda teemat üldse, millest me rääkima hakkame hoopis teistmoodi. Ma mõtlen kodus niimoodi, et kui mul tuleb igest riiul, siis ma mõtlen, et ma olen mees, ma panen selle kokku, aga no kurramuse õhtu juhtimine on, ei saa panna, lähen sinna, tulen tagasi koju, naine kokku pannud. Ma tunnen ennast väga halvasti, siis ma ütlengi, naine jäägu naiseks ja mees jäägu meheks. Ma panen ise selle riiuli homme kokku, mitte miks sina selle nüüd kokku panid. Absoluutselt, aga see ongi see probleem võib-olla ühiskonnas praegu, mida ka naised tajuvad, et nad on ja mehed tajuvad koos. Et naised on võtnud sellise mehe positsiooni ühiskonnas üle, sest mehed on nii kaua ruulinud, nad on sõdinud, möllanud ja nüüd on esimene selline aeg, kus naised saavad tegelikult oma identiteeti väljendada, et nad ei ole ainult pereemad ja nad ei pea ainult lapsi kasvatama. Aga nüüd on see koht, kus meestelt võetakse see jõud ikkagi ära ja minnakse kõike kontrollima. Et seal on ka mineviku nii-öelda traumad, eks ju, meestes pettumused, kõik muu sinna juurde. Aga on tõesti see, et need naised tahavad väga palju juhtida ja siis see mees, kui jääb sinna koju diivanile, siis tal tekib selline jõuetus ja sa saad selle järgi aru, kas sa oled mehel positsiooni ära võtnud, kui mees hakkab liialt palju kodus diivanil istuma ja õlut lürpima ja ta ei tee enam neid asju võib-olla, mis ta varem tegi hea meelega. No mis sa arvad sellest Harri Kingo ütlusest, et tööl võiksid käia üksnes mehed ja naised võiksid pühenduda kodus laste kasvatamisele ja harfi mängimisele? No terapeutiliselt on õige see, et kui kodus on asjad korras, siis naine võiks vaadata väljapoole, sellepärast et naine on sisemaailm ja mees on ikkagi välismaailma esindaja. Et sa arvad ka, et mis tähendab seda, et naine võib ka tööl käia, aga kui nii-öelda kodune õhkkond on nii-öelda loodud, et tema vastutab ikkagi sellise koduse sisemise õhkkonna eest, terapeutiliselt, kui me tahame tasakaalus suhet hoida, aga
see ei tähenda seda, et naine ei võiks ennast realiseerida, et ta ei võiks väljapoole ja mehega peaksid olema need ka vastutusalad jagatud. Ehk siis naine ei tohi enne karjääri teha, kui kodus kas mina saan ka sõna, üks naine tahab siin sõna saada? No hea küll. Lapse lihtsalt meele arengu jaoks on äärmiselt oluline, et tema oleks just esimesel aastal tema jaoks olemas. Aga kui last ei ole? Kui last ei ole, siis palun väga. Siis võivad ju mõlemad partnerid ju ennast teostada, milles see küsimus üldse on. Aga minul on selline küsimus, aga kui ongi karakter, näiteks ma olen terve elu lapsest peale olnudki selline väljapoole, mulle ei meeldigi need kodused asjad, nagu mis mingi koduhoia korras ja kaunistamine, et see on nagu juures. Mis see ju ei tähenda, et ma ei oleks naine? Ei, see ei tähenda, et sa ei oleks naine, aga see tähendab seda, et sa oled väga palju meesenergias, sa oled väga palju välisele keskendunud ja see võib tähendada ka ühtlasi seda, et partnerlussuhted ei ole püsivad, sellepärast, et mees vajab oma kõrvale ju ikkagi tegelikult sellist pehmet ja voolavat naist ja mehed tahavad ikkagi parasjagu sellist natukene ka naiivse olemusega vahel sellist naist, et ta ei ole kogu aeg juhtija. Vaat kus nüüd ütles. Ma tean, vabandust, Keti. Ei, mis asja. Suutel ei püsi ja mehelik naine ja oppadi. See oli otse kuul vähe, ma ütlen. Et siin peabki arvestama lihtsalt sellega, kui naine on ikkagi väga palju välisele orienteeritud, siis sellist harmoonilist suhet on pikaajaliselt raske hoida. See tähendabki seda, et ta peab leidma ka mehe, kellele sobib see, et ta rohkem koduses rollis ja on selliseid suhteid, kus tõesti niimoodi sobib mõlemale partnerile, aga pikas perspektiivis ikkagi sa tunned seda, et sa väsid ära ja siis kaob suhtes seksuaalsus ära umbes suhte 7. aastaks, kui polegi nii kaugele jõudnud. Just. Aga see tundub mulle ikkagi, kui ma kuulen, see tundub mulle selline tüüpiline õpikutekst natukene, et ja aga see on ka päris elus reaalne Eesti perede klassikaline juhtum, kus naine on kõiges pidanud ise vastutama ja mehele ei ole osatud anda ja mees ei ole osanud võtta seda vastutust. Ma toon ühe näite. Näiteks naine kurdab, et ta on ülekoormatud ja mees ei aita teda. Aga mees ütleb, et tema kogu aeg käib lastega väljas ja teeb kõik asjad ära, mis naine palub. Aga naine koostab selle päevakava või kõik need tegevused, mida lapsega tuleb teha, et seal tuleks ka anda tegelikult mehele sellist vastutuse poolt, et tema otsustaks ka mingid asjad. Et see võtab naiselt seda vastutust vähemaks. Kuidas see siis käima peaks, et istutakse laua taha ja pannakse mingisugune päevakava koos paika või? Absoluutselt. Enamus perekond ju ei räägi omavahel. Nad kuidagi plärtsudes lepivad midagi kokku või siis ei lepi üldse kokku ja siis hiljem sõimavad üksteist. Et pigem ikkagi istudagi rahulikult maha, kui on mehe ja naise kahekesi olemise aeg, et nad panevad esiteks kokku paika nii-öelda need piirid, mis nendel suhtes on, kuidas nemad ennast tunnevad mõlemad ja seejärel otsustavad siis, kes mida vastutab ka lapse koha pealt. Ja üks tore festival on tulemas 4.–7. augustini toimub siis ühenduses High on Life festival, kus siis muide sina ka, Ants Rootsen, üles astud, see siis on Adila puhkekeskuses. Mis festivaliga tegemist? Tegemist on sellise vaimse või spirituaalse või enesearengu festivaliga, kus on siis väga palju erinevaid esinejaid, teevad väga erinevatest valdkondadest erinevaid praktikaid, et see on selline võib-olla hea koht, kuhu inimene saab tulla ja katsetada enda jaoks, mis on tema jaoks õige tee, sest igaüks tunnetab ise selle ära, mis on tema jaoks selle enesearengu teel kõige õigem liikumine. Ja seal on nüüd tõesti väga palju erinevaid praktikaid, alates joogast lõpetades konstellatsioonini, et inimene saab ise erinevaid tegijaid näha, tunnetada ja siis vaadata, millega ta oma elus siis edasi liigub. Aga siin võib tulla ka inimene, kes ei ole nagu võib-olla sellega eriti veel kokku puutunud ja ta üldse nagu ei teagi või ootate sinna ikkagi inimesi, kes juba on nagu oma meeltega jõudnud sinnamaani, et nad oleksid valmis festivalil osalema? Minu arvates võiks sinna ikkagi tulla ka inimesed, kes ei ole varem võib-olla enesearenguga tegelenud üldse või ei tea, mis asi see üldse on. Et loomulikult võivad sellised asjad olla ka nendele natukene sellised sokeerivad, sest ma kujutan ette, et seal on ka inimesed, kes kõik ja on hästi õnnelikud ja happy'd, aga ma olen ka natukene seda spirituaalset maailma või seda kritiseerinud, et see on natukene nagu põgenemise tee, kuhu inimesed lähevad, et sellist adekvaatsust ma näen ka suhteliselt vähe. Aga kui ma vaatasin seal seda esinejate listi, siis seal olid suhteliselt adekvaatsed ja head esinejad. Ja ma ise näiteks seal festivalil toongi trauma konteksti sisse, sest enamus inimesed on traumatiseeritud ja nad hakkavad enesearengu teel liikuma ja siis nad mõtlevad, miks nad ei saa edasi liikuda. Aga see trauma on lahendamata ja sellega väga paljud ei tegele. No aga räägime korra sellest esinejate nimekirjast, sellepärast et mina sattusin ühe postituse otsa, kus räägiti ühest mehest, kes on nüüd vist küll sellest esinejate nimekirjast maha võetud, Matthew Zoltan, kelle tegelik nimi vist oli hoopis midagi muud, kes kolis siia Austraaliast ja tuleb välja, et tegeleb mingisuguse, ma ei tea mille kõigega ja hoiatatakse tema eest. Ja ma just mõtlen seda, et sa ütlesid, et sinna võivad tulla ka inimesed, kes ei ole väga teadlikud, et tänases ühiskonnas ikkagi on väga palju ju ka katkiseid inimesi ja ma just mõtlen, et kuidas
tegelikult me teame, et need inimesed, kelle juurde me läheme või kellega me tegeleme, et nad ei ole mingisugused petised. See on ka ürituse korraldaja vastutus, eks ju. Ma ütlesin kohe alguses, et selle inimesega on probleeme ja see tuli õnneks enne festivali nii-öelda välja. Kuidas see välja tuli? Ja tuligi välja, tegelikult need kogemuse lood olid varasemalt teada ja oli ka minu teraapiaruumi jõudnud ja ma ütlesin ürituse korraldajal lõpuks esitasin ultimaatumi, et ma ei osale sellel üritusel, kui see mees osaleb. Ja ta võeti sealt maha. Et need, kes sinna alles on jäänud, nemad on ikkagi aastaid neid praktikaid juba teinud, näiteks kas või Tiit Trofimov, eks ju. Et kes on õppinud palju seda idamaist poolt, et seal ei ole selliseid asju, mis saaks inimese psüühikat otseselt kahjustada või hakkaks seal kuidagi surkima. Minul on küsimus, mis enesearengu või mingi tohutu kõrgemale energiale jõudmise buum lahti on läinud? Alles siin oli paar nädalat tagasi üks festival, täpselt samad nimed, samad esinejad, et mis toimub või miks siis nii balansist väljas siis oleme või naised ei tea enam, kuidas olla naised ja Haapsalus just toimus. Jah, aga kas see mitte polnud välja müüdud isegi või? Oli absoluutselt. Järelikult on huvi suur ja tulebki uusi ütlengi, et mis siis nagu toimub? Vaata, inimesed on eneseotsingu teel. Kui ühiskonnas on väga suur kriis olnud meil mitu aastat emotsionaalses mõttes just, siis ühel hetkel, kui inimene enam tavameditsiinis näiteks abi ei ole leidnud või ei ole isegi uurinud seda ja ta on kuulnud tuttava kaudu, et näed, mind aitas see või see praktika või meditatsioon, mis on tegelikult ju üle maailma väga palju juba uuritud, et siis miks mitte, et ma saan enda tunnetega rohkem kontakti ja saan enda olemusest natukene laiema pildi, kui võib-olla ma seni olen arvanud endast. Ja aga ma mõtlen seda, et neid inimesi, kes on nüüd tohutult tunnetuslikud ja nii edasi, need on järsku tekkinud nagu seeni pärast vihma ja kui ma vaatan kas või podcast erinevaid, kõik annavad kõigile nõu, kõik tunnetavad, kõik on järsku tohutu avanenud ja nii edasi, et kuidas ma selles maailmas ikkagi tegelikult nagu orienteerun, sest et ma võin ju ennast täiesti ära rikkuda, kui ma kuulan mingisugust vale nõuannet. Absoluutselt. No siin on küsimus selles, et mida ma otsin, eks ju, sellest enesearengu maailmast ja mis on selle inimese taust. No tõesti, meil praegusel hetkel on turul sellised inimesed, kes on paar raamatut läbi lugenud ja lähevad juba teraapiat tegema. Et see on minu jaoks nagu ohukoht, et ma arvan, et ikkagi selle inimese juurde tuleks eelkõige minna, kes on paar aastat mingit metoodikat õppinud ja sa tead, mis metoodikat sa lähed kogema otseselt. Et siis sul on nii-öelda see kindlus ja arusaam, mida sa lähed kogema, sa ilmselt uurid selle kohta ennem. Ehk selle inimesel võiks olla ikkagi inimestega töötamiseks mingisugune väljaõpe ja see võiks olla pikemaajalisem, mitte ainult nädalavahetuse kursus, sest lihtsalt inimeses terapeudis ei toimu isiklikku arengut, kui ta ei läbi sellist mitmeaastast protsessi grupiga koos. Et seal tekib tegelikult see laiem arusaam ja tehakse palju ka praktikat, olenevalt siis metoodikast. No aga sina oled terapeut, jah? Absoluutselt. Ma just mõtlen, et tihtipeale ikkagi, kui sinu nimi läbi käib, siis võetakse ikka need mingisugused jutumärkides siin teemad, eks ole käsile. Aga see on ka Eesti ühiskonna teema, et me oleme selline nagu konnatiik, et kui mujal maailmas on hüpnoos täiesti normaalne praktika, Inglismaal kasutatakse haiglates, Saksamaal on tehtud ajuoperatsioon hüpnoosi toel, konstellatsioon, Saksamaal väga populaarne, homopaatia näiteks, mina ei ole homopaat, aga Saksamaal kasutusel perearstikeskustes antakse valida, kumba ravimit sa tahad. Et siin on see koht, et see on terapeutiline metoodika, aga teadusel ju ei ole meil lõputult raha, et kõiki metoodikaid ära uurida. Kui me räägime teaduslikest metoodikatest, näiteks üldse psühholoogia ja psühhiaatri valdkonnas, siis on pereteraapia, on käitumiskognitiivne teraapia, ja peaks olema ka psühhodraama. On sellised ja NLP, mida toetatakse. Ja nendele järjekorrad on reaalselt, kui tahad panna esimest korda, 5-6 kuud on järjekord, kui sa üldse saad löögile. Ma olen paari klienti sundinud minema, et palun sa pead psühhiaatri juurde minema, et meil on vaja seda diagnoosi saada. Siis oktoobrikuuks on praegusel hetkel aeda. Lõpetuseks ikkagi see ka, et mulle tundub, et asi käib nagu trendidena, et kui me siin viimastel aastatel oleme ikka sellest konstellatsioonist jube palju kuulnud, siis ma ei tea, mõned aastad tagasi me ei teadnud sellest mitte midagi, miks see nii on, et see konstellatsioon on nüüd järsku jube populaarne, kõik teevad ja kõik käivad. See on minu süü, see on puhtalt minu süü, aga mul on tõesti kahju, et nüüd inimesed on lugenud läbi raamatud või käinud mingi lühikursusel ja on hakanud ka samasugust asja pakkuma. Ja see on paratamatult sellega kaasneb see, et kui üks asi läheb kommertslikuks, siis kõik tahavad selles suunas liikuda, sest selles maailmas on vaimuvaesus ja tegelikult seda päris spirituaalsust ja vaimsust on, ma ütlen teile ausalt, väga vähe ja inimesed on ennast ära veennud ja teevadki paljuski lihtsalt enda jaoks siis raha, aga nad ise sellest täpselt aru ei saa, mida nad teevad. Aitäh sulle, Ants Rootsane, külla tulemast ja natukene seda maailma selgitamast.
alusta päeva hea tujuga. Raadio Star FM hommikuprogramm. Star FM.